ja mis on meie järgmine teema? Hääletatud alaealised. Hääletud Hääletud alaealised. alaealised, vabandust. Miks uudistes napib noorte seisukohti? Ja sellest räägib meile Marju Himma, kes on Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur. Tere kõigile, ma loodan, et te näete mu slaide praegu. Kui saate kinnitada saaks. Väga hea. Mina olen Marju Himma ja ma tahan täna siin ühelt poolt Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadurina ja teiselt poolt räägime uuringust, mida ma teen Karlstadi Ülikooli juures koos oma kolleegi Karina Tenoriga. Olgu öeldud, et me mõlemad oleme ka üsna pika karjääriga ajakirjanikud. Karina on 25 aastat töötanud ajakirjanduses, mina 12. Ja meil mõlemal teinesega vesteldes oli mõnda aega küsimus, et miks me näeme uudistes nii vähe lapsi ja me teame seda ka ajakirjandusuurijatena, et lapsi on liiga vähe, miks me alaealisi üldse tervikuna nii vähe näeme. Ja siis, kui me neid näeme, et me näeme neid ikkagi teatud väga kindlatel teemadel. Ja see 2 aastat tagasi käivitaski meil ühe sellise uuringu, mida me oleme tõesti vabatahtlikult omast huvist teinud. Ja meie küsimus lähtubki siis sellest, et miks me näeme just uudistes, ma ei räägi nagu kogu meediat laiemalt või mis tahes meelelahutussaadet või ka lastele mõeldud küsimus, mis me näeme seal nii vähe alaealiste ehk siis alla 18-aastaste seisukohti. Mida me praegu teame, ma viin teid natukene väiksele ekskursioonile ka ajakirjandusuuringute maailma. Ehk et me teame ajakirjanduse vastutuskohustusest ka seda, et ajakirjandus peab pakkuma aruteluruumi kõigile ja samas kaitsma alaealisi või lapsi või erilist gruppi, kuid peaaegu üldse ei puudutata siis ajakirjandusteoorias alaealist kui agentset ehk et iseenda eest otsustada suutvat rühma. Ja see on omamoodi probleem. Samas, kui laste õiguste konventsiooni järgi, mis on siin aluseks ka paljudele erinevatele regulatsioonidele, on lastel õigus oma arvamusele ja selle väljendamisele, ehk sisuliselt tekib siin teatud vastuolu ajakirjanduse vastutuskohustuse aluspõhimõtetega. Ehk et ühelt poolt ajakirjandus peaks andma sõna, aga samas peaks kaitsma kahju eest. Ajakirjanduse representatsiooni uuringutest ehk siis nendest uuringutest, kuidas alaealisi ajakirjanduses kujutatakse, me teame, et neid kajastatakse sageli väga stereotüüpselt. Me täna oleme ka kuulnud päris palju ju sellest, et alaealised või lapsed on siis kas ohvri rollis või on nad kriminaalid. Enamasti 2 sellist stereotüüpset pealiini. Või kas siis nad on sellised anonüümsed grupi esindajad, Martin kuskilt koolist, ta esindab nagu kõiki oma kooli inimesi või kõiki selle vanuseastme õpilasi näiteks. Ehk et nad marginaliseeritakse ära. Ühtesi ka mõnikord, kui me ka lapsi näeme siis uudistes, siis tuletage meelde võib-olla mõnda Aktuaalse Kaamera saadet, kus te näete, et lapselt küsitakse, kuidas sulle tänane sündmus meeldib hästi või ma ei tea, jäätise testid, milline maitse kõige rohkem meeldib, et lapsed on esindatud pigem marginaalsete teemadega. Ja see paneb kõik natukene ajakirjanikud kahvlisse, et ühelt poolt on regulatsioonid, mis ja pean siin silmas nii seadusi kui ka näiteks eetikakoodekseid. Ehk et ühelt poolt on regulatsioonid, mille abil siis ajakirjanike ja toimetuste üle nii-öelda, ütleme siis kohut mõistetakse, et ütleme, kui juhtum läheb pressinõukokku, et nende aluseks on teatud regulatsioonid, siis need kipuvad ka käsitlema alaealisi sellise haavatava grupina. Me täna oleme ju ka korduvalt kuulnud siin, kuidas lapsi tuleb kaitsta iga hinna eest ja keegi ei saa kahtluse alla, et seda tulebki teha. Lihtsalt küsimus on ka paljudes muudes asjades, et kas ajakirjandus siis üldse ei peaks alla 18-aastasi uudistes kajastama. Miks ma rõhutan just seda uudistes kajastamist? Sellepärast, et kui me räägime päevakajalistest ja aktuaalsetest teemadest, milline peaks olema meie tulevik, milline peaks olema meie olevik ja millised on selles otsustusprotsessid, siis me tegelikult välistame sisuliselt 20% ühiskonnast. Meie uuring on tehtud nii Eestis kui Rootsis, mõlemas on enam-vähem sama proportsioon ühiskonnast alaealisi. Et selle võrdlemalt me nii tegime. Ehk mida me teadsime, aga mida me teada tahtsime saada, ehk et kõik see, mida ma eelnevalt nüüd rääkisin, pani meid küsima selliseid küsimusi, et kuidas siis käsitletakse alaealiste agentsust ehk nende õigust oma hääl kuuldavaks teha meedias. Kuidas neid käsitletakse erinevates regulatsioonides ja juhendmaterjalides, mis ajakirjandusele kehtivad
Ja kuna toimetused toovad sageli põhjuseks, et alaealisi on nii-öelda ohtlik intervjueerida uudiste jaoks, siis me tahtsimegi teada, et kui ohtlik see tegelikult on ja võtsime ette Eesti ja Rootsi pressinõukogude kaasused 20 aasta vältel peaaegu ja analüüsisime neid, et kui palju nendest siis on ikkagi alaealistega seotud. Ja kuivõrd toimetuses teevad otsuseid toimetuste juhid, vähemalt selliseid väga kõrge tasandi otsuseid ja juhivad ka tööd, siis meid huvitas ka, kuidas nemad alaealiste intervjueerimist uudiste jaoks näevad ja tegime nendega semi-struktureeritud intervjuud. Ja meid huvitas, et kas kõik alaealised on ikkagi lapsed või on seal sees ikkagi erinevad grupid ja kuidas neid käsitleda võiks või peaks. Ja siin ongi väike ülevaade, kuidas me seda kõike uurisime, ehk et me analüüsisime siis erinevaid Eestis ja Rootsis olevaid regulatsioone, ehk näiteks eetikakoodekseid, seadusi, ka toimetuse siseseid juhendmaterjale, aga ka toimetuse väliseid juhendmaterjale. Siis me intervjueerisime toimetuse juhte ja analüüsisime ka pea 20 aasta, ehk siis 2003. kuni 2020. aastani Eesti ja Rootsi pressinõukogude otsuseid, täpsemalt siis taunivaid otsuseid, mis puudutasid alaealisi või lapsi. Ja mida me siis teada saime? Esmalt regulatsioonidest ja juhendmaterjalidest nende analüüsis ilmnes, et regulatsioonid ja eetikakoodeksid käsitlevad kõiki alaealisi lastena. Ei tee neil erinevalt või ei tee neil nagu vanuseliselt vahet. Ehkki me väga hästi teame, et 5-aastane ja 15-aastane oma teadmiste ja võimekuste poolest on väga erinevad grupid, et jah, 5-aastaselt ongi kohane küsida, mis sa tänasest vastepäevaüritusest siin Vabaõhu muuseumis arvad. Täiesti kohane, hea kohane küsimus, täiesti ka sobiv. Võib-olla ei ole nii mõistlik tema käest küsida, mida sa pensionireformist arvad, aga 15-aastaselt võib seda juba küsida, kuivõrd mõne aasta pärast hakkab see teda sõna otseses mõttes mõjutama. Ehk et 15 ja 5-aastane ei ole oma teadmiste võimete poolest sarnased ja seetõttu tuleks neid ka eristada. Samas me regulatsioonides ja eetikakoodeksides näeme, et kõik on lapsed. Samas me teame ka väga hästi, proovige mõnele 17-aastasele öelda, et tead, et kõik regulatsioonid järgivad sina laps. Ehk lapsed, noored, meie kasutame mõistet alaealised, et hõlmata siis kõiki alla 18-aastasi, aga nende sees on selgelt teistsugused grupid, aga regulatsioonid ja eetikakoodeksid käsitlevad neid ühe sama grupina. Samas on ajakirjanikele erinevaid juhendmaterjale, mille puhul on just välja toodud siis ka, need regulatsioone on avaldanud enamasti just siis laste huvide või siis laste kaitsmisega tegelevad organisatsioonid ja sealt tuleb välja hoopis mitmekesisem pilt. Need juhendmaterjalid rõhutavad pigem mitte seda, et meil on kõik on lapsed või kõik on alaealised ja kõik on haavatavad, või nad rõhutavadki seda, et ajakirjanikul peaks olema see nii-öelda sisemine kompass ja kaalutluskoht ja ka toimetustel tervikuna peaks olema kaalutluskoht täpselt nii, nagu Kärt ja Kertu rääkisid, et iga juhtumit kaalutakse hoolikalt ja detailideni ja et tuleb eristada neid vanusegrupiti, et milline on nende laste pädevus, nende alaealiste pädevus ja millised on nende vajadused ja muidugi ka need ohukohad, et mis võib siis olla mingisugune negatiivne järelm potentsiaalselt, kui see alaealine seda ise ei oska hinnata. Jah, et siin võib nagu näiteks tuua, et 16-aastane poliitiliselt aktiivne noor võib olla ju täiesti pädev ise oma arvamust avaldama, seda ka näiteks juhul, kui nende vanemad seda ei soovi. See vanemate roll on täpselt samamoodi oluline, et regulatsioonid, tegelikult kõik need materjalid, mida me analüüsisime, rõhutavad vanemate rolli otsuse tegemisel lapse eest. Nüüd on oluline, et kui palju selle vanema rolli kandub üle ka lapse agentlust ehk õigust ise otsustada oma arvamuse väljendamise eest. Seda me näeme, et tegelikult ikkagi täiskasvanule kantakse väga palju üle otsustusõigust. Mis tuli välja toimetuse juhtidega tehtud intervjuudest? Ma olen siin slaidil andnud nüüd rohkem ruumi Eesti toimetuste juhtidele, ehkki need seisukohad Rootsiga võrreldes väga palju ei erine. Ja siinkohal ma rõhutan, et tegu on uudiste toimetusega, mitte mõne muu žanrilise käsitlusega, et ei ole siin tegemist uuriva telesaatega või mingi meelelahutussaatega, kus näiteks ei pruugigi taga võib-olla väga suurt toimetuslikku meeskond olla, ongi ühe ajakirjaniku suhteles, et isiklikul moraalsel ja eetilisel kompassil tuginev asi, mis on natuke probleemsem. Aga mida saab nendest intervjuudest välja tuua? Esiteks ka peatoimetajad või toimetuste juhid
ei näe sugugi alaealisi ühetaolise grupina. Nad eristavad seda, kui on haavatav, siis kui on laps või et kas ta on võrdväärne allikas, siis kui ta on noor inimene või kuidas nad kasutavad neid sõnu, nagu te näete, et kui viidatakse haavatavusele, siis kasutatakse pigem sõna laps ja kui tegemist on siis nii-öelda iseenda eest kõneleda suutva allikaga, siis viidatakse talle kas noor või inimene või nemad. See oli selline huvitav keeleline aspekt, mis välja tuli. Aga sisulisemalt nagu tööpraktikatesse vaadates, siis selgelt tuleb ka välja see, et toimetustes kaalutakse väga juhtumipõhiselt, et millal on alaealist vaja kaitsta ja millal on interveerimine põhjendatud. Ja samuti tuli selgelt ka välja see, et toimetused kaaluvad võimalikke negatiivseid järelmeid alaealiste jaoks. Näiteks seda, et kas noor tahab aastate pärast iseend avalikust meediast üles leida või kas ta tahab saada nii-öelda unustatud või kas näiteks mingisuguse loo ilmumise puhul võivad kaaslased teda selle eest norida. Et tegelikult kaalutakse noorte või alaealiste kaasamist uudiskajastustesse ikkagi väga-väga hoolikalt. Aga oluline on meile tuua ka see, et toimetused, märgates võimalikku kas või väga negatiivset järelmit toimetusele endale. Ehk et kui siin on potentsiaalsed võimalused, meile tuleb pressinõukogu kaebus nii-öelda. Et siis nad pigem jätavad alaealise intervjueerimata. Ja see on nüüd konkreetne regulatsioonidest ehk näiteks eetikakoodeksist tulenev põhjus. Kuna pressinõukogud langetavad oma otsuseid ju eetikakoodeksi alusel, seadusandluse alusel, siis see nõuab igal juhul lapse kaitset. Ja seal ei ole väga palju halle alasid. Ja siin on seega mõttekoht. Üks olulisemaid ja kriitilisemaid kohti on aga alaealise roll ja siin on nüüd üks kõnekas fakt järgmisel slaidil. Ehk siin slaidil on siis ühe peatoimetaja, Eesti peatoimetaja tsitaat, mille esimeses osas ma olen alla jooninud koha, mis näitab, et esmaselt otsustab alaealise intervjueerimise õiguse üle täiskasvanu. Ehk see peegeldab seda alaealise agentsuse ja sellega ka tema õiguste, see kõik annab üle täiskasvanule, näiteks treenerile. Ja seda ka olukorras, kus alaealine on avalikkusele tuntud, et sedagi alaealine tohib avalikkusele olla tuntud justkui ainult vanemate ja treeneri loal. Siin on üks mõttekoht sellele, et tänapäeva sotsiaalmeedias tegelikult reaalsus on hoopis teine. Aga kui inimene, olgu ta näiteks kas või 13-aastane Keili Sildaru, on juba avalikus rollis, siis ajakirjaniku jaoks on ta võrdväärne allikas. Ja siin tsitaadis on hästi näha see, kuidas räägitakse täiskasvanu rollist alaealise üle otsustamisel. Ja siis kasutatakse sõna laps, aga kui tuleb juttu alaealisest kuulsusest, siis on ta noor, alaealine või inimene. Et jällegi väga suur vahe, et ajakirjanik võib-olla päris ei teegi vahet, mis toimetuse just ei teinud vahet, et ta sellist sõnakasutust kasutab, aga kuna see oli läbiv paljudes intervjuudes, siis me vajalikuks sellest siin ka välja tuua. Ja see on tegelikult mõtlema panev koht. Et see ei ole reguleeritud ka erinevates, see on nagu määratletud erinevates regulatsioonides, ehk kes kaitseb alaealist kuulsust tegelikult. On ta siis sportlane või olgu ta näiteks sotsiaalmeedia suunamudija. Et siin seostub see varasemalt käsitletud üldise selle avaliku huvi teemaga, et kust läheb avaliku huvi piir ja juhul, kui alaealine on tuntud, siis kas ta ei vajagi kaitset. Siin on jälle üks mõttekoht. Aga nagu ma ütlesin, me analüüsisime ka pressinõukogude taunivaid otsuseid, et kuna ajakirjanikud võivad loobuda alaealise intervjueerimisest, isegi kui sellel ei ole negatiivseid järelmeid, seda põhjusel, et kaitsta ka toimetust siis võimalike negatiivsete järelmite eest. Ja sellepärast me siis vaatasime, kui tõsine see probleem Eestis ja Rootsis tegelikult on olnud. Kõigist mõlema riigi pressinõukogude taunivatest otsustest, alates 2003. aastast kuni 2020. aasta lõpuni, oli kokku 1183 juhtumit, kõik taunivad otsused. Ja nendest juhtumitest ainult 77 ehk 6,5% olid seotud lastega. Ja see on ikkagi väga-väga väike protsent. Me vaatasime muidugi nendesse põhjustesse sisse, et meid huvitas just siis see osa, kus ajakirjanik on intervjueerinud alaealist ja sellega on siis kaasnenud pressinõukogu tauniv otsus. Et me vaatasime, et mille eest see alaealisega seotud tauniv otsus tuli ja kõigist nendest 77 juhtumist 5% ehk ainult 8 juhtumit olid seotud sellega, et alaealist intervjueeriti ja nendest juhtumitest siis 2 olid Eestis, 6 olid Rootsis. Nendest 2 Eesti juhtumist üks puudutas sellist olukorda, kus 17-aastast noormeest ajakirjanik intervjueeris, noormees hea meelega andis ka selle intervjuu, siis see oli kriitiline tema kooli suhtes, aga kaebaja oli hoopis õpetaja
kes ei soovinud, et alaealine selle intervjuu oleks andnud, sest tema sellel hetkel, kui see õpilane oli koolis, vastutas tema eest. Muidugi ta ei oleks üldse tahtnud, et see kommentaar ka ilmuks. Ehk et siin on järgmine väga suur dilemma koht. Ehk et täiskasvanul on õigus otsustada 17-aastase alaealise eest ka juhul, kui see talle ei meeldi, mida see alaealine võib rääkida. Ja tulles nüüd edasi selle juurde, et me ei tee uuringut ainult uuringu pärast, vaid ajakirjandusuurijatel ja teadlastel tervikuna on ikkagi soov ka mingisugust päris muutust esile kutsuda ja me oleme selle jaoks teinud oma järeldused ja ka soovitused. Et uuringust me saame tervikuna järeldada seda, et erinevad regulatsioonid käsitlevad alaealisi liiga ühetaolise grupina, mis marginaliseerib ja ka toetab uudistes nende marginaliseerimist. Ja samas on juhendmaterjalid, mis alaealisi võimestavad ja need on selles osas mitmekesisemad. Ja samamoodi on ka tegelikult toimetuse igapäevapraktikad pisut mitmekesisemad ja päriselule vastavamad, kui ainult regulatsioonid peegeldaksid või lubaksid nii-öelda. Samas võtab toimetus oma just nende samade regulatsioonide pärast üsna selgelt riski saada süüdistatud, kui nad alaealisi kajastavad. Õnneks pressinõukogude praktika ei näita, et alaealiste intervjueerimine oleks tegelik probleem ja seetõttu meie soovitused muudatusteks oleksid need, et ühelt poolt ajakirjandusteooriates, mille eest me ka nüüd juba väga mitmel konverentsil oleme seda ideed tutvustanud ja ka teadusartiklit sellel teemal avaldame, muuta esiteks ajakirjandusteoorias seda lähenemist vastutuskohustusele, et me ei õpetaks ajakirjanikele ainult seda, et kõik alaealised on lapsed ja nad kõik on haavatavad, vaid et iga olukorda tuleb hinnata ja võib-olla mitte ainult üksi hinnata, vaid tehagi toimetuslik koos hindamine, et kas selle lapse või selle alaealise intervjueerimine selle uudise tarvis on vajalik ja et kas me saame hoopis siin esile tuua tema võimekust ja mis võivad olla siis ka negatiivsed järelmid, et välistada ohtusid ja erinevaid probleeme, mis võivad tekkida. Me ei helita lootust, et erinevate riikide ajakirjanduseetika koodeksid hakatakse üleöö muutma. Seda ei juhtu Eestis ka 20 aastat, seda ei ole muudetud rohkem isegi. Aga samas meil on ka päris hea eetika koodeks, nii et ei ole ka otseselt vajadust võib-olla muuta. Küll aga me loodame, et võib-olla sinna ka see ühel hetkel peegeldub, aga erinevad juhendmaterjalid ja sellised majasisesed toimetuste juhendmaterjalid, sest toimetustel ja meediaorganisatsioonidel sageli on ka oma sisemised sellised juhendmaterjalid, et sinna jõuavad need ideed küll kiiremini. Ja me loodame, et seal oleksid siis alaealised nii-öelda kuuldav ja võimestatud ühiskonnagrupp. Sellepärast, et ühelt poolt kõik alaealised ei ole lapsed, nad on erinevas vanuses, nad täidavad erinevaid rolle, nad on meil influencerid alates 13. eluaastast, võivad nad kõike oma arvamusi sotsiaalmeedias avalikustada, aga millegipärast sellest legitimeeritud uudismeediast me neid natuke nagu hoiame kõrvale. Sest seal me ei taha neid kahjustada, aga mujal las teevad, mis tahavad. Ja samal ajal me tahame ju inimestena ühiskonnana teada, mida arvab peale tulev põlvkond, eriti teemadel, mis puudutab neid võib-olla palju rohkem kui meid praeguseid otsustajaid. Et me tahame teada, mida noored, kes peavad oma elu elama meie praegust otsustega, näiteks mida nad arvavad Rail Balticust, mida nad arvavad tuumajaamast, mida nad arvavad pensionireformist, rohepöördest, koolireformist või mis tahes muust teemast. Kõik alaealised ei ole lapsed ja nad on tegelikult väärtuslik ja võimekas ühiskonnagrupp. Ja sellega minu ettekanne praegu siin võiks lõppeda. Just nii. Ja aitäh siis ka selle väga ägeda ettekande eest. Ja muidugi väga tore on ka näha inimest lõpuks, et enne läksid kohe slaidid peale ja nüüd siis näevad ka meie vaatajad näo ära. Aga väga ilusad ja värvilised slaidid. Jaa, me vaatasime siin ägedad slaidid. Väga ilusad. Aga nüüd läheme siis kohe küsimuste juurde. Et esimene küsimus on siis, et kuidas siis lähendada noortele? Koolis tuleb enam-vähem selline suhtumine, et noori ja lapsi pigem mitte kaasata, sest on vaja vanema luba ja nii edasi. See vanema loa mängimine ongi siin tegelikult edasi-tagasi, et tuleb ju arvestada ka seda, et esiteks, mis teemal me seda noort intervjueerime. Ei pea ju sugugi mõtlema selle peale ainult, et kõikides asjades vanematel on õigus teha lapse eest otsuseid ära. Ei ole. Ja teine asi, see
jah, lapsevanemad tean ka väga hästi, et kuidas koolid küsivad luba, aga üldjuhul tänapäeval see on juba väga standardiseeritud, et kool küsib kas igal aasta alguses näiteks, et kas teie last võib intervjueerida ja kujutada ja kui see luba on antud, siis võib ja kui ei ole, siis ei või. Ja tegelikult koolid tekitavad sellest suuremat probleemi võib-olla oma mugavuse mõttes, sest neil on ka mugav pugeda selle nii-öelda meil pole nõusolekut põhjenduse taha. Ehk et jällegi siin pigem nagu see kaitse eesmärgil tehtud regulatsioon hakkab paigistama ühiskonnagruppi ja see ei ole iseenesest väga mõistlik. Järgmine küsimus kõlab niimoodi. Kuidas ajakirjanikuna aidata või toetada last oma seisukohti väljendama ajakirjanduses? Eks see oleneb muidugi kindlasti nendest teemadest ja kõigest sellest, aga ka see, mida ma täiesti usun, et näiteks ka Kärt ja Kertu, kes oma praktilise ajakirjanduse kogemust väga hästi jagas, et mõnikord on ju hea allikaga rääkida vahetult ka otse, arutada läbi need võimalused, et kui sa ennast väga avaliku rolli paned ja meedias ka mingi kommentaari annad ja sa võid üleöö saada kuulsaks, et mida see kaasa toob. Et kui allikaga see läbi rääkida, ei tasu arvata, et alaealine millegipärast ei ole mõtlemisvõimeline, aga ei saa aru nendest asjadest, nad saavad väga hästi sellest aru, kui sellel teemal kõneleda, et mis võivad olla potentsiaalsed tagajärjed. Ehk et olla ka selle alaealise allikaga aus ja läbipaistev ja arutada ka, millisena sa tahad meedias olla ja näha. Ehk jah, jagada seda vastutust võib-olla. Aga otseselt nii nagu täiskasvanutel, nii ka alaealistel ei ole ju mingisugust kohustust ajakirjanikega rääkida. Küll aga pigem endise ajakirjanikuna ma teen väga hästi, et ükskõik millisesse kooli sa lähed, õpilased pigem tahaksid sinuga rääkida. Pigem on need takistavad elemendid seal vahepeal õpetajad või muud asjad. Et ma arvan, et need, kes ei taha ajakirjanikega rääkida, räägi nagu nii. Aga kui me seda võimalust ka ei paku, siis nad kindlasti ei saa ka meedias sõna. Et me lisaksime siis oma poolt juurde, et kuidas me arvame, et kuidas meid võiks rohkem kaasata. Et no, minu jaoks on niimoodi, et mind juba kaasatakse nagu natukene piisavalt, aga meedias võiks alati rohkem olla. Kuidas sinuga on, Noeli? Minuga? No kaasatakse ikka. Ma olen avastanud, et kui oma nime guugeldada, siis paar aastat tagasi ei leidnud peaaegu midagi, aga nüüd ikka tuleb küll midagi välja. Aga iseenesest on väga äge iga kord, kui keegi tuleb ja küsib, et kuule, tuled teed siit midagi, tuled, räägid meile millestki, avaldad arvamust, seda on alati nii tore kuulda, sest nii palju nagu tuleb välja seda, et nagu ikkagi nii, no enamikelt noortelt ei küsita. Ja see, et mind ka teatakse, et küsitakse, on tõeliselt äge. Et mis võib-olla tekib, on see, et olen mõelnud väga palju, et kui paljudel lastel siiski ei ole neid tutvusi ja neid võimalusi, sest et minul on ju ka puhas õnn, et ma täna siin seisan. See on lihtsalt üks rida õnnelikke juhtumisi tegelikult. See on lihtsalt tänu mingi Facebooki postitusele, kus otsite lapse õiguste saadikuid. Ja mina lihtsalt jooksin õigel ajal õigete inimestega kokku, nii et tegelikult see on puhas õnn meie puhul ja väga tore oleks, kui ka teistel lastel sellist õnne oleks, aga see on tore, kui niimoodi kaasatakse. Aga nüüd selle toreda esinemise siin ma tõmban kokku sellega, et ma väga nõustun sellise lausega, mille Marju siis meile kirjutas chatti, kui ta tuli ja see lause kõlab niimoodi. Tere, kohutavalt põnev konverents. Ja nii ongi, see on äärmiselt põnev, see tõsiselt nagu nii äge ja ma nii armastan seda, kuidas kõik need erinevad teemad, millest räägivad siin meie erinevad esinejad, need on tegelikult omavahel siiski nii väga seotud. Ja nad on kõik põnevad. Ja just mulle meeldib tuua just seda seotud. Seda, et nad ongi. Ja siin ka kohe, et kui nagu selle esinejaga me siis rääkisimegi sellest, et kuidas ajakirjandus võib-olla just ei soosigi nii palju seda, et lapsed oma arvamust avaldavad niimoodi, siis no järgmine esineja siis küll tundub, et lükkab nagu selle seisukoha täiesti ümber.